On tulnud aeg teha jäätisekuni tegemistele väikene tagasivaade. Esimese postituse tegin aastal 2009. Täpselt ei mäletagi millal. Igal juhul see mõte oli mul juba ammu aega enne peas ja esimesed postitused olid väga lihtsad. Lihtsalt läksin poodi, ostsin mingisuguse jäätise, tegin klõpsu ära, kirjutasin jutu juurde ja nii ta käis. Mida aeg edasi, seda põhjalikumaks läksin kuni viimasel lõpul, siis ostsin jäätist ikka mitu korda, küsisin kellegi teise arvamus samamoodi ja läksin veel kord poodi ja ostsin viimast korda veel seda sama jäätist ja tegin korraliku fotoaparaadiga temast pildid ja kirjutasin jutu juurde. Jäätisekuni tegemise ajal kohtusin ma väga paljude huvitavate inimestega ja üldse on olnud jäätisekuni blogi mulle väga suur õpetaja. Ma kohtusin ilmselt kõigi Eestimaal tegutsevate jäätisetootjatega või vähemalt peaaegu kõikide jäätisetootjatega, loomulikult ka kõikide jäätise maale toojatega ja kõik need vestlused nende inimestega on mulle andnud väga palju kogemusi ja ma olen väga tänulik, et ma sain nende inimestega rääkida, et ma sain jäätise valdkonnast nii palju erinevaid asju teada. Ja jäätisekuni blogi tegemine ise oli samamoodi väga huvitav, kuna see oli minu elu esimene blogi ja selle blogi käigus ma õppisin ja arenesin nii tehnilise poole pealt kui ka sisulise poole pealt, sellepärast et blogi tegemine on tegelikult nagu ajakirja väljaandmine. Nüüd on siis tulnud aeg ütelda teile kõigile tšau. Sellepärast, et jäätisekunn lõpetab, olge mõnusad, sööge palju jäätist.